Tere, olen Jaanus AI partnerist. Selles videos näitan sulle, kuidas luua Microsoft Copiloti agent, mis on treenitud sinu ettevõtte siseste dokumentidega. Alustame siis oma agendi loomist Microsoft Copilot chati keskkonnast. Valime vasakult New Agent ja tuleme siia Describe poole peale, kes aitab meil selle konfiguratsiooni siis paika panna. Selle näite puhul loome siis agendi, kelle eesmärk on aidata meil luua meie ettevõtte tehisintellekti policy, lähtudes siis vastavatest seadustest ja määrustest. Sinu eesmärk on aidata kasutajal luua tema ettevõtte sisene tehisintellekti policy. Ma laen sulle üles erinevad dokumendid, seadused ja määrused, millest sa oma vastustes pead lähtuma ja kus sa pead siis arvestama erinevaid aspekte. Saadan talle siis selle oma esialgse kohmaka sisendi ära. Hetkel tal veel teadmiste allikaid ei ole, eks ole. Vaatame, kas ta konfiguratsiooni poole juba tegi midagi. Ei loonud. Siis ma palun talle, et ta loo palun selle assistendi instruktsioonid. Ma laen dokumendid hiljem lisaks juurde. Ta kirjutas siis meile vastu, et agendile on lisatud ainulaadsed instruktsioonid, mis juhendavad teda tehisintellekti poliitika loomisele. Vaatame, mis ta konfiguratsiooni poole peal siis loonud on. On andnud nimetuse tehisintellekti poliis, agent ja kirjelduses on agent, mis aitab kujundada, dokumenteerida ning jälgida ettevõtte siseseid tehisintellekti kasutuse põhimõtteid, arvestades asjakohaseid seadusi, määruseid ja poliitikaid. Nii, tema eesmärk on siis toetada ettevõtte tehisintellekti kasutamise poliitika loomisel, järgides asjakohaseid õigusakte ja juhiseid. Siis on tal veel üldised juhised. Tal on ka oskused, ta on kirja pannud oma töövoo, mõningad näite, ideed ning tagasiside, esita näiteks soovitusi poliitika täiustamiseks ja sulgemiseks on pannud, kui poliitika on valmis, tuletab meelde, et kasutaja kontrolliks selle vastavust ettevõtte vajadustele ja õigusaktidele. Nüüd selle agendi tarvis on mul siis enda ettevõtte Microsofti keskkonda üles laetud dokumendid. Seekord ma valin siis siit paremalt Attach Cloud Files. Võtan selle teabehalduse aastakonverentsi dokumendid. Ma saan nüüd valida neid dokumente ükshaaval või saan valida kõiki korraga. Tegelikult siia saab kausta ka panna, et kui kausta mõni uus dokument tekib, siis ta juba teab sellest automaatselt. Aga selle näite jaoks ma valin siis need dokumendid, ehk siis esimene dokument näiteks on Euroopa Liidu andmemäärus, ehk siis Data Act, Eesti Vabariigi avaliku teabe seadus, isikuandmekaitse seadus, jälle Eesti Vabariigi oma isikuandmete kaitse üldmäärus Euroopa Liidu tasemel ja nii edasi. Valin siis need dokumendid, panen talle üles ja nagu näete, siis ta SharePointist laadis üles siis kõik need 6 dokumenti, ehk siis näita 3 veel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Need on nüüd tema teadmised, tema aju, millest ta lähtub. Annan talle võimekusega teistpidi meile dokumenti vastu genereerida, näiteks kui me tahame Wordi dokumenti luua. Ja selle agendi juures me praegu rohkem muudatusi ei tee. Vajutan ülevalt paremalt Create. Nüüd ta on agendi loomisega valmis saanud. Vajutan Go to Agent. Ja olengi siis meie tehisintellekti poliisi loomise assistendi peal. Ja kui me hakkaksime nüüd oma ettevõttes tehisintellekti poliitikat looma, et kasutada siis neid AI tööriistasid turvaliselt, mitte andmeid lekitada ja mitte ka kindlasti tulevikus nii Eesti Vabariigilt või Euroopa Liidult trahvi saada, kui andmed on lekkinud. Siis ma alustaksin temaga vestlust sellisel kujul, et ma küsin talt küsimuse.
Milliseid lähteandmeid on sul tarvis, et sa saaksid luua meie ettevõtte konkreetsetest vajadustest ja keelemudelite kasutamisest lähtuvalt tehisintellekti policy? Tuli siis vastusega tagasi, et väga hea ja asjakohane küsimus. Allpool on struktureeritud ülevaade lähteandmetest, mida on vaja, et koostada teie ettevõtte vajadustele vastav tehisintellekti kasutamise poliitika, mis oleks ühtaegu praktiline ja kooskõlas Euroopa Liidu õigusraamistikuga. Ja vajalik info näiteks on siis ettevõtte tegevusvaldkond, põhitegevused, kas AI'd kasutatakse, mille jaoks siis, kus kohas seda AI'd kasutatakse, milliseid äriprobleeme AI abil lahendada soovitatakse ja nii edasi. Et see on siis niisugune lihtsam näide, kuidas me saame luua oma ettevõtte sisestest dokumentidest ja dokumentatsioonist endale lokaalse tehisintellekti assistendi, mida me saame jagada ka siis teiste enda organisatsioonis olevate töötajatega. Ja see vähendab suuresti meie tööaega, kui me peame suurtes dokumentides ringi navigeerima ja õigeid andmeid enda tarbeks üles leidma. Tänan vaatamast ja loodan, et leidsid sellest videost ideid, kuidas tehisintellekti oma töös rakendada. Iga ettevõte saab tehisintellektist kasu. Oleme siin, et teha see sinu jaoks lihtsamaks. Vaata lähemalt meie veebilehelt.